Aasta alguses Saaremaal Kihelkonna vallas filmitud kaadrid metssea jahist lõid laineid nii siin kui sealpool Soome lahte. Loomakaitse seltsi hinnangul oli tegu kõige ehedama looma piinamisega. Seal oli kindlasti looma ilma kuhtlemisega tegemist, kuna metssiga hoiti kõrvust kinni ja lasti koertel pureda ja... Alar Aavasalu jahti korraldanud osaühingust Wild Hunt mingit jahieetika rikkumist aga ei tunnistanud. Ta oli veendunud, et loomakaitsjad pingutavad jälle üle, aga kas ikka pingutavad, sest sea kõrvust kinni hoidmine ja koertel pureda laskmine oli mõistetamatu ka paljudele korralikele jahimeestele. Kuidas aga suhtuda videos nähtavasse alkoholipruukimisse ja alaealisele relva andmisesse? Paigaliste metsastajate tava on, et metsaisalt palutakse andeks. Valatakse geenirüüpu korva, metsaisa anteksi, anna veel. Ja nii. Ma kuulsin enne Piret, kui põrsa üles lõi, siis ta velistas, ta on... Teadupärast on ju ka relva loovutamine keelatud. Üks jahimees andis püssi oma tütre kätte. Alkoholijoobes relva kasutamine ja autojuhtimine on samuti keelatud. Tahtmatult tekib küsimus, kas relva ja jahiseaduse täitmist metsas üldse keegi kontrollib. Meile teada olevalt viibivad nad väga harva jahtide juures, peaaegu üldse mitte, nii et seega ei ole see seaduste täitmine üldse tagatud, relvaseadus, jahiseadus. Koos tegi info pärini? Teeme koostööd mõningate jahiseltsidega ja sealt me oleme saanud infot ja vihjeid. Tänu video avalikkuse ette tulemisele sai metssiga piinanud jahimees karistada. Jahimees Rein Seppa karistati looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest 4800 kroonise rahatrahviga. Jahikorraldaja osaühing Wild Hunt pääses terve nahaga, kuigi talle oleks saanud määrata kuni 50 000 krooni trahvi. Eesti jahimeeste seltsi direktori Andres Lillemäe sõnul oli karistus piisav ja paneb jahimehe kindlasti oma tegude üle järele mõtlema. Eesti loomakaitsjad on aga teist meelt. No väärteokorras on maksimumtrahv füüsilisel isikul 12 000, et vähemalt sinna kanti oleks võinud minna, aga meie hinnangul on tegemist puhtalt kriminaalasjaga ehk siis looma suhtes lubamatu teogu julmal viisil. Ja seal on juba rahaline karistus ja või siis kuni 1-aastane vangistus. Ja samuti on kindlasti jäetud käsitlemata alaealistele vägivalla eksponeerimine ja relva andmine. Meie hinnangul peaks vastutama ka jahikorraldaja, et ka tema suhtes oleks pidanud menetluse algatama. Suurem osa Eesti jahimehi on siiski normaalsed inimesed ja hindavad jahieetikat kõrgelt. Nad on samuti huvitatud, et jahimeeste ridadest mainet alandavad mölakad välja heidetakse. Muide loomakaitse seltsile sellel aastal laekunud jahireeglite rikkumise vihjeid on tulnud just jahimeestelt endilt. Metsa sees jahimees seisab saagi ees. Lõpetame selle sünge loo ühe väikese vihjega. See on asi, mis pole kurikuulsast Kihelkonna metssea jahist veel teada. Mida peaks tegema mehed, kellel naiste seas lööki pole? Saare jahimehed teavad vastust. Nemad määrivad ennast kokku seakusega. Räägi, et tehku käed kokku või kalla taha 2 nädalat haiseb, et naised on kõik tema oma. 1, 2 ja hopp.